Armu teile ja rahu Jumalalt meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse tekstiks loen kirikukalendris tänaseks antud kirjakoha ja tänane kirjakoht on Heebrea kirja 1. peatüki algusest 12 salmi. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ta on ka maailmad teinud, kes olles tema kirkuse kiirgus ja tema olemuse kuju ning kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgeimais taevas ning saanud ülemaks inglitest, kuivõrd ta on pärinud neist ülevama nime. Sest missugusele inglile on Jumal kunagi öelnud, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Ja veel, mina olen temale isaks ja tema saab minule pojaks. Aga kui ta toob oma esmasündinud maa peale, siis ta ütleb, ka kõik Jumala inglid kummardagu teda. Inglite kohta ta ütleb küll, ta teeb oma inglid tuulteks ja oma teenijad tuleleegiks, aga pojale ta ütleb, sinu troon. Jumal seisab igavesest ajast igavesti ja õiglus on su kuningakepp. Sa oled armastanud õiglust ja vihanud ülekohut, seepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud rõõmuõliga enam kui su kaaslasi. Ja sina, Issand, oled alguses rajanud maa ja taevad on su käte töö. Need hävivad, aga sina jääd seisma, kõik nad kuluvad nagu kuub ja sa keerad nad kokku just nagu rõiva, nagu kuue ja nad muudetakse. Aga sina oled ikka seesama ja sinu aastad ei lõppe. Aamen. Istuge palun. Armas Kristuse kogudus, oleme tõesti rõõmsad täna esimesel jõulupühal. Mõtleme Kristuse tulemisele maailma ja kõigele sellele, mida Jumala plaan tähendab meie jaoks, paljude inimeste jaoks. Jumal tuli kõikide inimeste jaoks inimesena siia maailma. Ja ometi paljud ei tundnud Kristust ära. Mõtleme, et miks pärast see nii on. Eks siin ka Eestimaal on inimestel palju erinevaid arusaamasid Jumalast. Ja on kurb, kui see arusaam on selline, nimetame seda selliseks lamedaks arusaamaks, et ongi ainult see lühike ajavahemik elu ja alguse ja lõpu vahel ja siis on muld ja kõik. Ja ometi me näeme seda, et isegi need, kes ei ole kristlased, väga suur hulk inimesi ka siin Eestimaal kogevad elu sügavust või tunnetavad midagi on veel. Keegi on mind kandnud läbi mingitest olukordadest. Mu süda sai puudutatud mingil hetkel millegi suurema poolt. Ma veel ei tea täpselt, mis see on. Paljud inimesed ei oska mõelda isikulisele Jumalale, et see on ka selline küsimus, aga see on ka selle tõttu, et me ei suudagi Jumalat mõista oma inimlike kategooriate kaudu. Sellepärast on öeldud nõnda, et kõik, mida me saame Jumalast rääkida, on nii nagu siin ühes Jaan Lahe artiklis hiljuti, kuidas rääkida inimestega, kes ei tunne Jumalat, siis ta toob tsitaadi välja, et kõik, mida me saame rääkida Jumalast, saab olla sümboolne. See, et ainukene mitte sümboolne lause on see sama lause, et kõik, mida saame Jumalast rääkida, on sümboolne. Tõepoolest, me ei saa Jumalat panna isegi sõnadesse. Me võime rääkida Jumala palgest, me võime rääkida Jumala kätest piltlikult, sest et need on need mõisted, mida me omistame ühele isikule, aga Jumal on suurem kõigest, mida me ette suudame kujutada. Temast algab kõik, temasse suubub kõik.
ja tema mõtestab meie elu, kui Jumalat tundma õpime tundma ka selle elu sügavust ja et midagi rohkemat on olemas kui ainult elu nii-öelda surmapiirini, et ka üle surmapiiri on midagi enamat veel. Ja kui tähtis on Jumala pääste, kui tähtis, et me oleme päästetud patukuradi ja surma käest, et me oleme eemale juhitud siis põrgust ja kõigest sellest lahusolekust, mis on inimesel patu tõttu Jumalast, et me saame lähedase osaduse Jumalaga Jeesuse Kristuse kaudu. Nii et armsad, olgu kuidas on, siin maailmas kõlab palju hääli, ka jõulupühal kõlab palju hääli Jumala kohta, tõdede kohta ja ka meie koduses elus, nii on ka meie praktikas on palju erinevaid hääli. Kus hõikavad lapsed, kus käib köögis askeldus, kus heliseb telefon, kus kellegi peas jookseb üks või teine mure. Neid hääli on palju ja keset seda kõike tekib tõesti küsimus, kas Jumal ütleb midagi olulisemat, veel midagi või jääb inimene oma mõtete ja tunnetega üksi. Tänane rõõmusõnum on see, et Jumal on kõnelenud, Jumal on tulnud, Jumal on päästnud ja Jumala juurde võib igaüks tulla, kes võtab vastu Kristuse ja usk on kingitus igale inimesele. Seda võib kingitusena vastu võtta ja suurt rõõmu tunda tõesti evangeeliumist, rõõmusõnumist. Heebrea kirja algus vastab meile selgelt, et Jumal ei ole vaikinud. Jumal on rääkinud. Ja kõige tähtsam on see, et ta ei räägi enam ainult kusagilt kaugelt. Ta ei räägi kuidagi segaselt, mingite mõistete, tundmatute mõistete kaudu. Jumal on rääkinud oma pojas. Ja see on suurim õnnistus ja suurim ka ilmutus, mis inimestele üldse on osaks saanud. Kuidas veel paremini sõnumit edastada kogu inimkonnale, kui see, et Jumal ise tuli inimesena. Rääkis, tegutses, tegi imetegusid, sündis siia maailma ja inimesed said väga lähedalt tunda teda. Jumal, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil rääkis esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu. Esimene oluline moment tänases kirjakohas on see, et siin on tunnistus, siin on evangeelium. Jõulud ütlevad, Jumal tuli tõesti päriselt meie lähedale. No näete, meile on õnnistuseks siin ka veel üks lapsukene, kes tuletab meile meelde, Jumal tuli ka pisikese lapsukesena kord siia maailma. Ja mõelge tegelikult, kui eriline tunnistus see on, et igavene Jumal, kes on suurem kui kogu aeg-ruum, suurem kui kogu universum, Jumal, keda me ei saa ruumilistesse mõõtudesse panna, ajalistesse mõõtudesse panna, sündis pisikese lapsukesena, tuli maailma minu pärast, sinu pärast, meie kõikide pärast. Kui väikseks ta pidi ennast tegema, sest ta armastab meid. Jumal tuli lähedale, mitte nii, et inimestele antakse lihtsalt uus õpetus, vaid nii, et Jumal on andnud iseenda. Jeesus on Jumala sõnum inimesena. Sellepärast ei ole jõulud ainult ilusad pühad, ainult selline harras meeleolu, kui ka see lisandub juurde, vaid jõulud on sõnum sellest, et Jumalal on kindel otsus maailma päästa. Tänane tekst ütleb ka, miks Jeesus tuli. Ta puhastas pattudest. See tähendab, et jõulude keskmes ei ole ka lihtsalt mingi süütunne või see, et ole nüüd tubli, pinguta rohkem. Kuidagi siis hakkad ennast paremini tundma. Nüüd, kui süda teab, et elus on ka midagi valesti läinud, ongi midagi aia taha läinud, on miski, mis paneb meie südant ka valutama. Igaühel võib see midagi oma elus olla sellist, mis on just meie elus, meie isiklik asi. Kui süda teab, et mõni asi on valesti läinud, siis
jõulusõnum ei ole ju see, et peida see kuidagi ära. Sõnum on see, et Kristus tuli maailma just selle pärast. Ta tuli maailma ka sinu pärast. Ta on isiklikult sinu pärast tulnud maailma. See on esiteks. Teine oluline sõnum täna on osadus ja valgus. 2 mõistet. Kui Jumal räägib oma pojas, siis võib tema häält kuulda ka päris elus. Mitte ilmtingimata jälle ainult erilise tunde kaudu, vaid me räägime siin sõnumist, mis tuleb lihtsas usus, sest Jeesuse sõna kannab. Jumala sõna kannab. Nüüd 3 väga tavalist kohta võib-olla, kus jumalik valgus ennast näitab. Võtame sellised praktilised momendid siia juurde. Näiteks, kui peres tekib pinge, siis saab alustada lausest. Andesta mulle. Anna mulle andeks. Miks me andeks anname? Sest Jumal on meile enne Jeesuse Kristuse läbi andestanud. Me oskame ka teistele andestada. See ei tee tehtud olematuks, aga avab tee edasi. Teine moment. Kui süda on väsinud, kui mõtted kisuvad tumedaks, kui lootust ei ole, kui on nii suur väsimus teine kord, et ei jõuagi enam edasi minna, siis sõnum on, või me võime südames palvetada nõnda, Issand Jeesus, hoia mind. Ma usun, et sa tulid ka minu pärast. Arvan, et lühike palve on ka palve. Me võime õhata selliselt Jumala poole. Või kui jõuluaeg teeb mõnele inimesele ka haiget, kui ta seostub mõnele näiteks leinaga, kui igavikku on keegi läinud sellel ajal. Võib-olla mõnele ei seostu see alati selle osadusega, mis on perede keskel. Eile jõuluõhtul me rääkisime osadusest pere keskel, üksteise keskel ja muidugi alati on võimalus olla osaduses koguduse keskel. Aga küllalt on neid inimesi ka maailmas, kes on üksinda. Ja ta paneb selle küünla seal jõuluõhtul või esimesel jõulupühal põlema ja tal ei ole lähedasi, kellega neid jõulupühi pidada. Või on kellegi mõni suur rahamure või on mingi muu probleem või on mingi töömõtted. Siis on see ka, et ega siis rõõmu ei pea teesklema. Kristus on lähedal ka siis, kui me nii-öelda ei jaksa, ma võtan jutu märkidesse selle, rõõmu toota. Me ei pea rõõmu tootma. Me ei pea kellelegi head nägu tegema. Me ei pea kellelegi ilusaid selliseid väljendusi tegema ja kogu aeg särama ja selline naeratus näol, et näed, kõik on ja rõõm ja õnn, kui südames võivad olla kahetised tunded. Me võime aga tulla Jumalaga osadusse, Jumala valguse juurde, kus Jumal valgustab meie südant, me võime paluda püha vaimu oma südamesse. Ja siis on eriline, kui tuleb seletamatu rahu rahutuste keskel. See on, mida Jumal teeb. See on see, mis on Jumala tegu. See on see, kuidas Jumal julgustab. Ja see on midagi üleloomulikku. See on midagi, mida inimene ei saagi seletada ära mingite teoloogiliste mõistete kaudu, vaid siin on vajalik isiklik kogemus. Et sa oled kogenud rahu suurte rahutuste probleemide keskel, aga Kristus toob seda rahu. See mõistmine, arusaamine, mida Kristus sinu heaks on teinud, et ta on päästnud, et see lugu on suurem kui see meie elulugu ainult. Me näeme suurt pilti ja siis see elulugu, need käänakud asetuvad kuidagi omale kohale. Ja me ei ole enam mures, me ei ole enam ahastuses, me ei ole enam, et nüüd ei olegi väljapääsu, ei on hea lõpptulemus, mida Jumal plaanib just sinu elus, just sinuga isiklikult. Olgu see lõpptulemus siin või olgu see lõpptulemus kunagi seal pole elu ja surma piiri, me ei tea seda. Aga me usume sellesse, me loodame.
me usume jumalikku valgust ja tema kirkust ja see kirkus tuli Jeesuses Kristuses maailma. Armsad, me usume, kolmandas punkt olekski, me usume tõotusse. Me näeme, et kõik siin maailmas kulub, asjad, plaanid, tervis, isegi pühalik tunne kipub kaduma. Aga Kristuse kohta ütleb tekst, aga sina oled ikka seesama ja sinu aastad ei lõpe. Armsad, selles mõttes reaalsus on see, et keha kulub. Me vahel mõtleme niiviisi, et keha kulub siis, kui kunagi inimene läheb igavikku, jääbki keha maetakse maha, ja keha laguneb nii-öelda aineteks laiali. Tõde on see, et juba meie vananemine on see, et meie kuidagi laguneme. See lagunemine juba praegu käib. Ma ütleks siis selle peale, ja mis siis? Ja mis siis? See on see elu reaalsus ja pärast me ka tihtipeale pärast muretseme, kuidas tervis. Muidugi tervis on oluline, hoida püha vaimu templit, ka sellega tegeleda. Aga see kõik on ajutine, see kõik on kaduv. Kristus on ikka see sama ja Kristuse aastad ei lõppe, ütleb tänane kirjakoht. Kui Jumal elab meie südames, Kristus ise elab meie südames, siis koos temaga me liigume nagu igaviku teekonnal pidevalt. Me oleme lootuses ja julguses. Me ei ole kaduvuses, kuigi väline kaob. Meie isik ei kao issanda lähedal, kui me hoiame kinni Kristusest. Armsad, see on ka jõulupühal üks kindel tugi. Jeesus ei ole muutuv. Ta oli selline, nagu ta oli varem, ta on selline praegu, ta on selline igavesti, ta on kõigeväeline, igavene Jumal, armastav issand, kelle olemus on armastus, mida me jälle ei oska lõpuni sõnadesse panna, mida saame nagu sümbolite kaudu kuidagi väljendada. Aga seda armastus on kogenud paljud inimesed, ka sina ja mina, kui sa oled ära tundnud issanda, küllap sa oled ära tundnud armastuse, mis armastab sind nii, nagu sa praegu oled, selles maailmas, milles sa oled. Aga Jumal igatseb ka sind viia edasi siit. Ta võtab su vastu igal juhul, kui sina igatsed teda vastu võtta. Ja siis Jumal tuleb, muudab meid, pühitseb meid. Mis siis, et teinekord läbi raskuse? Aga siin on lootus. Me oleme muutumatu Jumala lähedal, aga muutumatu Jumal muudab meid. Sama Kristus, kes tuli Betlemma, kes sündis lapsukesena seal, kes asetati jõulusõime, hoiab meid ka täna. Sama Kristus, kes annab andeks, kes annab tulevikku. Nii et armas kogudus, head sõbrad, olgu selle jõulupüha kõige sügavam kingitus lihtne. Jumal on rääkinud, Jumal on tulnud, Jumal jääb. Kristuse rahu hoidku kodusid ja hoidku meie kõikide südameid. Häid pühi teile kõigile. Aamen.